Kunsti ajaloos portreteeritakse ikka ja taas tähtsal kohal olevaid ja ühiskonna arengut suunavaid inimesi. Eriti tellimuskunstis annavad tooni kuningad, kodanlased ja väepealikud, kuid nende kõrval on kunstnikud tundnud alati huvi ka palju lihtsamate natuuride vastu, kes jäävad anonüümseks, ent illustreerivad ilmekalt ühiskondlikke protsesse. Kunstnikele meeldib jälgida sääraste inimeste vahetut olemust ning elukogemusest jutustavaid nägusid. Tavaliste inimeste jälgimine nende argises keskkonnas on kahtlemata võlunud autoreid eri aegadel ja eri kohtades. Kuigi Erik Haamer elas juba Rootsis, sidus kaluri teemade kujutamine teda kodumaaga. Haamer oli kaluri eluga kokku puutunud juba lapsepõlves Kuressaares ning hilisemad maalimisretked näiteks Ruhnu saarele viisid teda pidevalt kokku meresõitjate ning kalapüüdjatega. Haamer imetles nende arhailisust, visadust ja pidevat võitlust merega, millest sõltub ellujäämine. Selles oli eksistentsiaalset sügavust ja kestvust. Erik Pehap elas Torontos ning seal oli niinimetatud kodanlike naudingute igapäev tavaline. Kohvikukülastused ja näitustel käimine polnud midagi haruldast, vaid moodustas normaalse osa argipäevast, mida Nõukogude Liidus kujutati sageli dekadentliku allakäiguna. Pehap on siin töös võtnud riskantse ülesande, ironiseerides olukorra üle, kus naisterahvad vaatavad alasti naisterahvast kujutavat maali. Suuremõõtmeline teos, mis kuulub Leppo Mikko 1960. aastate loomingu paremikku, iseloomustades aega Nõukogude kunstis, mil tuli maalida uuenduslikult ja kujutada progressi. Elu läheb edasi, majad kerkivad, enam paremaks minna ei saa. Töömehi kujutab kunstnik isegi teatud Kreeka päraste pea jumalike kangelastena, meestena, kes ei kohku millegi ees ning kelle käes iga raskus laabub. Tähelepanuta ei saa aga jätta ka Mikko pallaslikku süvenemist koloriidi nüanssidesse. See on variant Nikolai Kormašovi ilmselt tuntuimast maalist Kalurid, mis asub Eesti Kunstimuuseumis. Ühelt poolt läheneb kunstnik ajastu kohustuslikele teemadele, lihtne inimene füüsilist tööd tegemas, aga teisalt viitab töömotiivi eksistentsiaalsele üldistusele, inimlikule solidaarsusele. Maskuliinne kompositsioon liidab ajastu ootused isegi teatud arhailis religioosseks laetuseks. Soode kuivatamine ehk looduse allutamine inimeste seatud reeglitele oli Nõukogude ühiskonnas hinnatud. Sookuivatus oli prestiižne ning selle kujutamine vaat et poolkohustuslik.
Ent Henn Roode suurepärane maal on kaugel kohustuslikkusest. Kunstniku maalimislaad on ebakonventsionaalne. Pooleldi välja maalitud näod vaatavad otse ja inimlikult publikut. Nappide ja lakooniliste vahenditega on Roode loonud teosele oma allteksti. Töötavate inimeste kõrval oli pidutsevate või lõõgastuvate seltskondade kujutamine nõukogude ajal mitte just soositud. Samuti ka abstraktne laad. Seega võttis kunstnik siin riski, luues lõbusa abstraktsiooni. Lõbususele viitavad pintslilöökide hoog, värvide rõõm ja kompositsiooni teatav vabakäelisus, väljendades kunstniku enda hingeseisundit.